Opositsioonil on Narva volikogus koos 16 häält, seevastu koalitsioonil, valimisliitudel Respekt ja Narva 2.0 on 15 häält. Lihtne matemaatika ütleb, et rohkem hääli on ju koos opositsioonil ja seda peale seda, kui Ivan Jegorov pooli vahetas. Täna siis on see päev, kui tahetakse sisse anda umbusaldusavaldus Meerile Katri Raigile. Kas see ka läbi läheb? Kohe paistab. Ja kohe istungi alguses andis Urbo Vaarman sisse umbusaldusavalduse nii Katri Raigile kui ka volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile. Vähe sellest ta teatas ka uue fraktsiooni loomisest, mis siis teenis siit saalist naerupahvakad. Teatan rõõmuga, et on moodustatud uus fraktsioon Plaan B Narva ja sinna kuuluvad siis järjest Dmitri Kuutsev, Dmitri Meldis, Dmitri Andreev, Ivan Jegorov ja Urbo Vaarman. No eks inimesed kui kaotavad, siis neil tekivad erinevad reaktsioonid ja kui loodaks üks uus fraktsioon, see on millegi uue sünd, siis ma arvan, et sellel ei ole küll naermist väärt. Tantsite ju sisse umbusaldusavalduse nii Meerile kui ka volikogu esimehele, et mis nüüd edasi selles mõttes saab, et ajaliselt on aega kulunud päris palju? No tundub, et kulub veel, kuna te ju täna ka ise kuulsite, et volikogu esimees pani järgmise volikogu istungi sellisele ajale, kus ei ole võimalik kõigil osaleda. See väiksem koalitsioon 15 häälega püüab teha kõik seda, et 10 küünega veel hoida seda aega kinni, aga tegelikult reeglite järgi on neil jäänud kõigest selleks 30 päeva ja me loodame väga volikogu esimehe mõistlikkusele, et tegelikult võimu üleandmine ei peaks käima niimoodi, vaid see on ju demokraatia üks normaalne osa ja see võiks ju toimuda siin päevadega. Kui on olemas häälte ülekaal, siis toimubki umbusaldamine. No praegu tundub, et 16 häält saadakse kokku, mis on ühe võrra siis rohkem kui vastaspoolel. No, Eestis on kehtivad seadus, poolthäälte enamus, see on kõik arusaadav. Kui teil on rohkem hääli, siis teil on ka õigus vastu võtta otsuseid. Mis siin ikka veel lisada? No kuidas teil nüüd hetkel siis tunne on, et kui sisse on antud teie ja volikogu esimehe umbusaldusavaldus, kas tool kõigub ka või? Eks ikka natuke kõigub, aga see käib nagu asja juurde, sest näha on ju, et tegemist on tõsise poliitmänguga. Kriminaalsüüdistused, kaitsepolitsei, prokuratuur, solvanguid, sõnu enam ei valita. Selline väga mudane ja halb mäng, et väga kurb on vaadata, kas Narva poliitika on kukkunud taas sellisesse mudaliigasse. Ja alati on kahju, kui oma tegemised jäävad pooleli ja tuleb nendest loobuda, aga mina olen selleks valmis, kui on olemas uus poliitiline jõud, aga eks me siis näeme, kas on või ei ole. Kuidas see matemaatika tegelikult on? No, matemaatika hakkab iga lugema tänasest päevast, seadus ütleb, et 30 päeva jooksul tuleb umbusaldused läbi hääletada, eks nad siis mai lõpus ka läbi hääletatakse. Kahju, et me ei suutnud saavutada Narvas poliitilist stabiilsust, sest nüüd pöördub see 16-15, teisipidi 16-15. Kaua see kestab, see on ise küsimus ja hästi kahju on lihtsalt linna arengust ja pooleliolevatest asjadest.